tuleme siis teise nurga alt. Mida siis süüa, mida tarbida sinna kõrvale, kas toiduna või siis toetava toidulisandina või superfoodina või mis iganes veel vormis. Mis on siis see teine nii-öelda äärmus selle juures, et millele tasuks tähelepanu rõhku panna? No järgmise pildi peal ongi, mida süüa tarbida tarveskuulal ongi, esimene asi magneesium. No ütleme toidulisand. Ütleme niimoodi, et ta ei ole ka üksinda võluvits. Ega see toidulaud on vaja korda teha. Ehk siis kofeiinid ja kõik suksed rämpstoit ja nii edasi välja. Aga terved rasvad, avokaado, kookosõli, oliiviõli, rasvane kala, kõik suksed asjad. Ehk siis suke nagu, ma ütleks tegelikult väga hästi töötab Vahemere dieet, kuigi sealt peaks nagu veinid ja kofeiinid asjad välja võtma ja suhkru ka nii-öelda. Aga rikkalikud B-vitamiini komponendid, munad, maks, teraviljad, teraviljad peab jälle gluteeniga, vaatame, et ei jääks gluteeni teravilja, et need toetavad närvisüsteemi ja probiootikum rikas toit. Mina nüüd, vaata sa kõike tead, siis kui sa liiga palju tead, siis unustad mingid asjad ära, et ma hakkasin jälle fermenteeritud kapsast, kimchi, kõik siuksed asjad, et mis toetavad. See ei tähenda, et sa ei peaks probiootikumi juurde võtma, sest tänapäeva elu ja see toidu kvaliteet on nagu ta on, kus just ise ei kasuta maha ja kuskil maal, sest ülevad tuleb sul siukest saastav alla, lennukid lendavad mida iganes. Ja rohkelt vett, mineraalid ka rikastatud. Ehk siis jah, me müüme täna mineraalaineid, kuid me alati soovitan pange natukene Himaalaja soola või mingi kelpsoola või mingisugust asjaga sisse, sest et keha ei vaja ainult 12 mineraalainet, nagu meil need kokkusel on, vaid ta vajab ikkagi üle 80. Ja eriti maohappe tootmis on see hästi oluline, et sool ei ole kahjulik, küll aga seda lauasoola, mida igale poole topitud, mis ei ole mitte midagi, et seda ma nagu pigem väldiks. Aga siuke Himaalaja sool, siin on mingid mustad soolad, asjad lõhnavad nagu mädamuna või mis iganes, et päris seda minule ei sobi. Aga Himaalaja soola me oleme vist juba 6 aastat järjest kasutanud, et tavasool on. Ja siis sa saadki aru, et kui sa käid kuskil söömas ja nad lasevad seal friteerisest, tavaliselt selle mingi rapsi-rüpsiolist läbi, mis on täielik, solk ja mürk, solgib su verd tohutult, siis ei lähe toitainegi läbi. Viskavad valget soola peale veel ju. Viskavad valget soola peale ja siis, mis uuringud näitavad, et keha on nagu täielikus põletikus seisandus 2-4 päeva peale ühe friikate portsu ära söömist. Mis ta ma ka mõnikord teen, täiesti okei. Aga lihtsalt ma vaatasin USAs ka nüüd hästi huvitav, nad olid läinud, on paar restorani, mis hakanud selle loomarasvaga tegema üldse. Et jah, kõvasti kallim, aga tervislik. Ja vanasti ei olnudki ju neid, see rapsi ja rüpsi õli koha peal lihtsalt see, et see, kuidas seda toodetakse, see ei ole lihtsalt tervislik. Et kui sa käid selle tootmisprotsessile käid läbi, siis saad aru, et okei, kui ma ikkagi pean õli jaoks mingid kemikaale kasutama, et seal mingid protsessid läbi teha ja need on nagu räiged kemikaalid, siis miks ma seda nii-öelda võtan. Seda on lihtsalt odav toota. Nii et ma ütlen jah, see vee joomine ja mineraalained ikkagi sisse. Et kui sa võtagi täna magneesiumi või mingid muid vedelaid mineraalained, et pane natukene seda soola sinna vee sisse. See juba aitab väga palju. Võib-olla mis inimesi võiks huvitada on, ja ma olen sel teemal isegi inimest natuke vestenud ka ja see läheb natuke kokku sellega, millest sina täna siin saate alguses ka poole sõnaga mainisid, on just nimelt see, ütleme antud hetkel siis Contamo brändi poolt toodetud või tähendab maale toodud toodete efektiivsus, selle võimekus. Ja mis inimesed veel küsinud ongi see, et kuidas siis nagu testida või mõõta, et kõik räägivad üksteisele vastu, kõik toovad turule parimat kraami. Täna on nüüd ka AI pildis juba, et sa lõpuks ei saagi enam aru, kas mida üldse uskuda. Seda infot nii palju, ma lükkan chati lahti, ma annan talle küsimusi, ta annab mulle justkui isegi mitte kontrollitult võib tunduda, et iga lause, mis ütleb, on nii teaduslik. Mismoodi siis aru saada sellest, et kuidas ma aru saan, milline magneesium on siis kvaliteetne, milline ei ole ja millist siis lõpuks valida? Ma võibolla lükkaks selle küsimuse kahte, et esiteks räägiks testimisest ja siis räägiks sellest omastamusest, millest kõik räägivad. Ja võt pilt number 9 ka, et seda võib korra isegi natukene kauem hoida. Et me teame seda, et seda põhitest vaatasin ka, käis vaatama, see oli vist 240 kuni 320 maksab, ehk siis veresisene magneesiumi test on ja mida siis kõik massiliselt kasutavad. Kodus tehtav? Tõsi, ma ei tea, kas kodus, et ikkagi jah, aga perearst saab seda nagu hops välja kirjutada, et see on mingi 2-3 eurot. Aga selle probleem on see, et see on üks kõige ebausaldusväärsemaid teste üldse. Miks?
sellepärast, et veres on 1% üldse magneesiumi kogu kehast, mis sul on, ja veri alati kompenseerib. Ehk siis, kui sealt jääb midagi puudu, siis ta lihtsalt võtab kuskilt. Ja kui sul see eutrotsüüdide magneesiumtest on juba näitab mingit negatiivset, no siis on asi ikka väga hull. Ehk siis eutrotsüüdide magneesiumtest ei ole, ta ei näita mitte midagi. Ma täna olen arstidega rääkinud, et nad ei saa aru, miks seda üldse tehakse või nii edasi, sest täna on tulnud natukene parem test, on RBC magneesiumtest ja kõige parem test maailmas, mis on kõige täpsem, mis näitab palju sul vaba magneesiumi parasjagu kehas on jooniline magneesiumtest, kuid see ei ole tavainimesed kätte saadav. Ja doktor Geraldine vist 10 aastat tuuleveskid teinud sellega, sest et ta ei saa aru, sest kaaliumi, naatriumi kõike on tehakse ja need on üliodavad, iga päev ioniseeritud kaaliumi, naatriumi, see on 4 mineraalne ja need maksavad ka 2-3 eurot, et miks siis magneesiumi ei ole sinna sisaldatud, kui tehnoloogia on ju olemas, kõik teevad, aga miks siis magneesiumit ei tehta? Nii et täna me peame ikkagi jääma selles suhtes RBC magneesiumitesti juurde ja ma tõin ka siin ka välja, et me just järgmisel pildil see on siis Synlabi, ma just sain ühel koostööpartnerit testi, saatiski, et tal on siis 2,043, nagu me näeme, Synlabi testist näitab, et see on normaalne. Tegelikult see tabel peaks olema 5 jaotatud, siin on praegu siis on kollane, roheline ja siis see teine pool on siis nagu mingi, et siin on nagu 2 varianti, kuid tegelikult 2,04 on väga madal magneesiumi tase. Ja hea magneesiumi taseme näit, kui sa lähed RBC magneesiumi testi tegema, on 2,47, 2,67. Ja mis on hästi huvitav, me saime ka Priit Meierile mega suured tänud, algusest peale kasutanud, Priit on vist sinuga saates käinud. Ja ta rääkis ka sellest natukene, et ta läheb uuesti nüüd testima. Okay. Läks kuulib maha toodetega, ta nägi tulemust, läks maha. Nüüd on see tulemus olemas. Ja mis me näeme hästi huvitav, et kui me vaatame pildi pealt, esimene test oli see, kus ta oli juba vaikselt Riimägi võtnud, ma panin selle number 1 juurde. No siin on natukene numbrid, enam-vähem on paigas. Ja ta tarbis 60-200 milligrammi, ta oli 3 kuud tarbinud, kui ta läks testi tegema. Nii, teine punkt on siis, kui ta oli laadimise lõpetanud peaaegu 1200 milligrammi, pani sinna 2, ma ei tea kuhu, siit ma praegu ei näe välja. Ja 3-4 punkt on see, kui ta tuli laadimiselt maha ja tarbis 400-600 milligrammi Riimägi päevas. Ja siis ta otsustas, et okei, ma testin veel. Talle kingiti ühel võistlusel magneesiumi tabletid, tuttud bränd. Ja et switchib ära nii-öelda. Jaa, switchib ära. Viskas Riimägi välja, sai otsa selge, nii, aga mul on nüüd 3 kuu jagu seda tavalist magneesiumi tablette. 1500 milligrammi oli peal, ma mõtlesin, et väga heas, ma võtsin 1200 milligrammi laadimise ajal, muidu 600, järelikult kui on 1500 ja ma tavaliselt tarbisin 460, 3 korda rohkem ju peaks olema. Super, väga hea. Mis me 5. punkti peal näeme? Ja üks märge on puudu, ehk siis see kukkus tegelikult allapoole, isegi siis, kui ta magneesiumi ei tarbinud. Aga ta võttisi 1500 milligrammist tabletti iga päev ja 3 kuuga langes allapoole, kui ta tegelikult enne üldse oli. Siin on üks see arvutuskäik on veel puudu. Ja 6 on nüüd see, millest ta rääkis, ta läks uuesti võtma, ehk siis ta hakkas uuesti võtma 600-800 milligrammi päevas, sest ta keha oli ikkagi päris hästi veel vanast Riimägist järgi, et see on nii kiiresti vaata välja nagu ka ei lähe ja ta ütleski 1200 milligrammi oli liiga palju tema jaoks, tõmbas ikkagi õrnad kõhu lahti, siis ta jäi 680 peale. Ja mida me näeme? Uuesti ülesse. Ja miks Priit ka lubas seda jagada, ta oli mega pildid, täna mingi vaadake tema Instagrami, Priit Meier näitab, kus ta on ärevuses, 36-aastane ja ta oli minu jaoks, ta oli siis juba päris heas vormis ja siis täna ilma ärevuseta mega energia ja siis ta nagu ma ei tea, nagu Superman, kõik kõhulihased. Ta väga vormis. Nagu holy crap. Ja kogu aeg kõik küsivad, ta Fit Challenge'is kogu aeg seal võidab, ta on mitu maailma rekordit või Eesti rekordit nii edasi. Ja kogu aeg küsivad, et kus su edu võti on? Et sa oled ju 40 ja sa võistled 25 aastat, aga teed lihtsalt nii tuimalt ära. Ja siis ta on alati öelnud, et pool on RNA tooted,
Riimäg, kõik muud asjad. Ja pool on see, et consistency, toitumine, ta kasutab fit läbi seda äppi, megalt kiidab, ma saan nüüd järgmine nädal kokku, vaja ka natuke kergemaks saada, ja mõtlesin, okei, proovime, kui mul on nii usaldusväärne inimene kõrval, ja ma näen, kuidas tal nagu 2-3 kuuga on ju kaal kukub, ta tuleb lihased, nagu holy crap, see on nagu, mul ei oleks midagi sükse keha vastu. Okei, ta teeb iga päev kõvasti trenni ka on ju, ja valmistab võistlusteks ja nii edasi, kuid ikkagi jälle see consistency, järjepidevus, korralik toitumine, kõik see ei ole see, et viskad mingisugust Hesburgerit sisse, mingit koffiinijooki. Ma tean, et tööb hommikul, aga üks väike tass, okei, see on jumala okei, temal ei ole täna ärevusega probleemi. Mõõdukalt, jah, et mitte nii nagu mina, kann 2-3, okei, läheb ja siis imestame läbi omadega. Ja teise korra pealt, jah, vaata, me läksime küsimusega 2. See on hästi hea küsimus tegelikult see omastamise kohta, vaata. Me nagu kogu aeg räägime nendest omastamistest, imendumisest ja mida me vaatame kogu aeg, et inimesed räägivad ainult imendumisest, aga mis on hästi oluline aru saada. Imendumine on üks asi. On üks väikene osa sellest. Ehk siis, mis me peame alati aru saama on see, ja mida väga palju ei tea, me eelmises saates oleme väga põhjalikult sellest rääkinud, eelmises, et on see puhta magneesiumi osakaal. Ehk siis, kui me vaatame täna see, et esimene asi on, mis on soolestik. Nagu me teame, riimäg ei vaja enam soolestikku. Ta imendub rakku 99,98%. Nii, aga kui me võtame kõik teised magneesiumi lisandid, ja kui me vaatame selle koha pealt, et mis on sinu soolestiku eripära, eriti kui sa oled juba ärevuses, siis järelikult sul on soolestik täiesti paigast ära. Kas on lekkiv sool, ärritav sool, väga paljudel juhtudel sa ei saagi võtta üldse tavalist magneesiumi lisandit, sest see hakkab sükast möllu seal lööma. Aga lihtsalt hoiame seda meeles, et soolestiku eripära on esimene, mis tõmbab väga palju sellest nii-öelda, kas siis kapslist või toidulisandi. Ütleb, kõikidest magneesiumi lisandist peavad soolestiku läbima, see on esimene filter. Me tegime ka tabeli, mida me pärast pole näitame, aga lihtsalt tuletan meelde, et me ei saanud sinna tabelisse panna soolestiku eripära. Jätame selle välja. Siis tuleb puhta magneesiumi osakaal ja igal magneesiumi erineval vormil on see erinev. Meil on ülipõhjalik tabel tehtud meie kodulehel blogis, pärast saab QR-koodiga järgmise pildil või millalgi teha ja see on erinev ja seal peab nagu alati jälgima seda, et mis see protsent on, sest kui sul on pakendi peal 1500, siis tegelikult see puhta magneesiumi osakaal võib olla tegelikult ainult seal 12-60%. Ja alles siis me peame hakkama rääkima see, mis sealt järgi jäi nüüd soolestiku eripärast, puhta magneesiumi osakaalest ja nüüd see kogus, mis sealt järgi sai, see on maksimum, mis võib üldse rakku jõuda. Siis tuleb alles imendumine. Aga näiteks magneesiumoksiidil on ju, võtame seal 1000 milligrammi, 60% on elementaarmagneesium, soolestiku eripära ma ei tea, on ju, väga suur, kõige kõrgem on magneesiumoksiidil, kõige mõttetum magneesiumi, kõhulahtesti põhimõtteliselt. Aga sellest 60% jäi 600 milligrammi järgi ja siis tuleb see alles imendumine, aga imendumine on kõige kehvem, 12 umbes. See natukene võib kõikuda olenevalt tootest nii edasi. Ja siis, mis sealt edasi tuleb, millest mina üldse midagi ei teadnud ja see on see, mis on doktor Caroline D nagu elutöö, on see, et tema teab väga hästi, kuidas raku biokeemia töötab. Ehk siis sealt järgmine etapp sellest väiksest kogusest, mis sulle järgi jäi, siis tuleb alles iooniline efekt. Ja see iooniline efekt tähendab seda, rakk ei saa omastada ühtegi toitainet, kui ta ei ole vedelas olekus ja ioonilises olekus. Rakkudel on ioonikanalid, kus siis need mikrotoitainet sisse pääsevad. Ja nii kui ta ei ole ioonilises olekus, põmm, kõik. Ja see tavaliselt, me ei tea, mis see number täpselt on, sest see on, kui tavaline magneesiumi lisand jõuab vereringesse, siis ta on ioonilises olekus kehale kätte saadav mitte sekund, mitte 4 sekundit, vaid murdasa sekund. See on nagu kõik. Ja peale seda hapnik muudab ta tavaliseks elementaarmagneesiumiks tagasi, ta kaotas oma ioonilise oleku ja rakk ei saa seda enam kasutada. Riimäg selles suhtes on stabiliseeritud ioonid. Ta püsib kogu aeg ioonilises olekus. Ja mis on hästi huvitav selles järgmises pildis, kui sa näed siin üleval
üleval on Riimäeg. Tema soolestikku ma ei saanud panna, sest me ei tea seda, aga ma tuletan meelde, et soolestik tõmbab ka maha. Et magneesiumkloriid, ja see on 2 rida, hästi huvitav. Esimene on siis Riimäeg, tema magneesiumkloriidi puhtusaste elementaar on 99,98%. Kuid tänu stabiliseeritud joonidele imendub ta rakus 100% ja sellel on ka teadusuuring tehtud 2020 aastat, mis maksis $300,000. Ja vaata huvitav. Ja kui me vaatame lõpuks 400 milligrammi, ehk siis võtsime päeva keskmise koguse, mida riik nagu soovitab, see on 350-420, me teame täna, et inimesed vajavad tegelikult 2-3 korda rohkem, jääb sul järgi 399,8% milligrammi, ehk siis põhimõtteliselt iga milligramm, mis saad, jõuab rakku, sest sellest ei ole kasu, et ta vereringesse jõuab. Sellega ei ole meil midagi teha, sest me teame, see jooniline efekt on ainult murduse sekund, meil on vaja, et magneesium jõuaks rakku, sest me koosneme rakkudest. Ja nii huvitav oli teha seda tabelit, sest kui sa vaatad nüüd lihtsalt magneesiumkloriidi 400 milligrammi, siis me näeme, sealt on ainult 12% on tegelikult see keskmine puhtamine metaal, ehk siis sealt, mis see teeb siis? 88%, sellega ei ole mitte midagi kehal teha, sest see ei ole puhas, keha saab ainult kasutada puhast magneesiumi. Ja 20% nimendumine ja mis see number see lõpuks on, et me räägime, kui sa lähed seda, siin on see QR-kood, tõmba see sisse, mine loe seda artiklit, see on 55 lehekülge pikk, seal on kõik magneesiumi vormid maailmas. Eesti keeles. Kõik magneesiumi vormid välja toodud, kõik tabelid, millised on üldse söödavad magneesium, millised ei ole söödavad, mis on pool magneesium ja see tabel on mega põhjalik. Ja mida sa näed? Enamus, põhimõtteliselt kõikidel, kui sa teed seal, ja soolestikku ei ole arvestatud, kõikidel, kui sa vaatad tabeli peal, 400 milligrammist teeb alla 10 milligrammi järgi. Kõige parem nendest, mis läbib soolestikku, on magneesiumglütsinaat. Ja kui me vaatame täna näiteks, et inimesed, kui testivad, meil on magneesiumi kalkulaator lausa olemas, et inimesed, kui on seda magneesiumi kalkulaatorit käinud me kodulehel kasutamas, enamus testivad magneesiumglütsinaati. Ja kui ma olen rääkinud terapeutide ja arstidega, kes tegelevad ärevuse patsientidega, ütlevad ka, nad on kõige paremaid tulemusi saanud toetamaks kõigi toitumist asjale magneesiumglütsinaat. Ehk siis see on see hästi oluline asi. Ja mida me peame alati ka nagu teadma, on see, et kui me tegime seda tabelit, siis me otsisime hästi puhtaid magneesiumi vorme ja me leidsime neid, kuid räigelt on magneesiumid koos lisaainetega, B6, ma ei tea, kaltsiumiga, mis iganes. Puhast vormi ennast sellist on vähem. Seda, neid tooted on vähem. Ja mis on hästi huvitav on see, et mida väga paljud ei tea, kui me nüüd teame, et 400 milligrammist enamusel jõuab rakku alla 10 milligrammi, ma ei tea, mis see protsentides on, see on ikka nii räige, vaata. Kukkumine. See on ikka nii räige kukkumine ja ma pean meelde tuletama, isegi need mikrokogused mõnele annavad väga häid tulemusi. Aga võin öelda jah, et Riimäeg ja siis intravenoosne magneesium on number 1, sealt tohutu kolinaga kukub alla, siis on magneesiumglütsinaat, mõned asjad veel ja siis ülejäänud, ma nagu seal ei olegi midagi enam arvestada, sest kui 400 milligrammist jõuab 1 milligramm või 0,9 jõuab rakku, no siis nendega otseselt ei ole midagi teha. Ja väga paljudel juhtudel, kui inimesed võtavad sellised toidulisandid, kus on abiained, ütlevad, oi kui hästi mõjus. Jaa, kuid enamus tööd teevad abiainedele. Sest seda magneesiumi tegelikult, me täna näeme konkreetselt numbrites ja ma olen väga hea meel, et me jõudsime nende lahendusteni, et me saame numbrites reaalselt näidata, kuidas asjad käivad. Sest meil kogu aeg, võrrelge teist, me ei taha teistega võrrelda. Me ei ole kunagi seda teinud, et me hakkame tuntud brändidega võrdlema, et meil on parem, hakkame neid maha tegema. Ei, meil lihtsalt ongi kõige parem, sest see tehnoloogia on kõige parem. Ja võibolla mingi hetk tuleb keegi veel uue tehnoloogia, kus veel paremini töötab. Et seda me ei saa välistada. Jah, aga ütleme niimoodi jah, et väga paljudel magneesiumi toidulisanditel, mis peavad soolestikku läbima, siis enamus oli ikkagi need abiained B6 või B12, mis juurde, see on see, mis annab selle kuule, töötabki. Ja ma ei väida seda, et asjad ei töötavad küll. Kuid küsimus on lihtsalt see, et kui sa oled väga heas seisus, siis sul ei ole mega suuri koguseid vaja. Küll, aga kui sul 68 pluss seisundist midagi ja ärevus, sa pead suurte kogustele minema. Ja Riimägi kõige suurem omadus on see, et küll, aga kui sa võtad liiga palju, ta tõmbab alati kõhu lahti, see on magneesiumi kõige suurem turvalisuse see lüliti. Indikaator. Kuid me võime ikkagi nimetada Riimägi tooteks, mis ei lõkka kõhtu lahti. Sest et magneesiumi kalkulaator toob ka sulle välja, kui sa seal testid,
palju sa peaksid kapsleid päevas võtma ja mitmenda kapsli peal ta tegelikult sul kõhu lahti juba lööb. Sest enamusel, kui sa võrdled Rimägiga, siis need kogused läheb mega suureks ja kalkulaatorist sa näedki, mõnel korral on 380 korda kallim tuleb see 3-4 eurone magneesium kui Rimäg. Ja täna ma võin öelda, kui nüüd just keegi ei müü mingit toodet 1 euroga, on ju mingi magneesium glütsinaati, mingit suurt purki, mis ei tundu kuidagi loogiline, aga ütleme, sellised tavapärased hinnad 3-4 eurosed magneesiumid kuni seal 40-50 eurostega võrreldes siis Rimägi suure 85 euroga, on ju, võin täna öelda, Rimäg on kõige odavam ja soodsam magneesium maailmas. Nii et me pärast paneme selle magneesiumi kalkulaatori näitame ka siin, aga see oli nagu, me lihtsalt nädalate viisi testisin kõik läbi, arvutasin läbi ja võtsime siin kõrvalriigid, tooteid, mida veel ei olnud ja ma ei ole täna leidnud ühtegi toodet, mis jõuaks nii palju rakku, sest see on drastiline mikrokogused, mis tegelikult jõuavad ja nüüd ma saan aru, mida doktor Caroline Dean kohe alguses koostööb alguses ütles, et tavalised magneesiumi lisandid 99% läheb lihtsalt raisku, et see ei jõua rakku. Sul on lõpuks lihtsalt kallis uriin. Jah, ütleme nii. Ja mõtlen tahtsingi siia jõuda selle küsimuse ka, et jälle mitte, et ma ühtegi inimest, kes nüüd seda siin kuulab või on kuulanud või sellel teemal kunagi üldse enda peas on kaasa arutlenud või mõelnud selle peale, rääkides magneesiumist või muudest toidulisanditest, aga antud hetkel siis magneesiumist, et me ei saa mõõta ainult ühte asja, kas ta nüüd on palju sisaldab või palju ta omistab või mis selle hind on või kui suur see purk on või kaua ta jagub, see on neid nüansse, mis annavad terve selle võrrandile nagu tervikpildi on nii palju rohkem, et väga vale nagu öelda, et näed, turul on 20 eurot maksev asi, mis sisaldab sama palju ja tõenäoliselt tulemus sama. Ma räägin hästi huvitava loo ja siin on ka see magneesiumi kalkulaator, ehk siis ei pea ka kontoma lehele minema, võib ka minna lihtsalt kirjutada sisse magneesiumikalkulaator.ee, ta viskab kohe sinna õige urli. Meil tuleb eraldi leht sellest kunagi, et tahame nagu veel põhjalikumaks seal minna, et sisestada kõik tooted, mis turul on, see lihtsalt valid toote, paned oma hinna, palju tal neid kapsled asju on ja siis ta juba toob sulle kõik ülipõhjalikult välja, mida abiained teevad ja nii edasi, aga see on selline tuleviku teema. Aga tõin nagu hästi huvitav nagu elust enesest näide ja edasi müüaga ja see oli nagu hästi huvitav, sest et läksin raamatuid viima poodi ja siis oli selle aega, kui ma seal neid raamatuid lahti pakkisin ja Ott Kivika klepse kleepisin, siis me just saime koostöönada. Siis ma vaatan nagu, kas oli 8 või 9 inimest käis selle ajaga läbi, siis mul võttis mingi pool tundi selle aega, mingi paar kõnet oli vahele ja siis vaatan edasi müüjale soovitab tooteid. Tuntud brändi toode ja siis meie toode oli ka kõrval ja siis vaatad, okei, teine maksab 24-40 eurot, see oli erinevaid igasuguseid magneesiumi brändi tooteid ja siis oli ka Rimäg seal nii-öelda reas ja ma nagu tekkis lihtsalt huvi küsida, et mille järgi, ma küsisingi, et mis on see kriteerium, mille järgi sa otsustad inimesele, et millist magneesiumit soovitada, sest kõik küsisid, millist soovitada, sest nendel nii palju seal erinevaid. Ja siis ta ütles, et hinna järgi. Mõtlesin, okei. Ja me ei rääkinud ei soolestiku eripärast, joonist, mitte millestki, ei imest, mitte millestki. Võtsime lihtsalt nii, et okei, aga see toode, mida ta seal kogu aeg müüs on ju, et kas sa oled nagu arvutanud palju selle toote 100 milligrammi maksab, sest see on kõige lihtsam arvutada. Ja palju Rimägi 100 milligrammi maksab. Ja tol hetkel Rimägi oli vist tõrts odavam, seal mingi 79 eurot. Ja arvutasime läbi koha peal. Ja siis selle teise toote, see oli mingi circa 40 eurot toode, meil oli seal topelt on ja. Ja tuli välja, et 3,8 korda oli see soodsam toode tegelikult kallim. Ja siis ta jäi ka nagu korra mõttesse, ta ei saanud mitte midagi peale seda öelda. Ja järgmine päev ma viisin mingid asju veel juurde sinna, teine müüja oli ja selle ajaga vist käis 4 või 5 inimest läbi. Ja täpselt sama seis soovitas seda nagu ühte brändi, sest see oli üks tuntud hea bränd ja nii edasi ja küsin siis talt, et sama küsimus, et mis on see kriteerium, mille järgi ta valib ja mille järgi ta nagu mis on see kriteerium või mis on need punktid, mille järgi ta otsustab, mida soovitada kliendile. Sest ta soovitas kogu aeg ühte brändi ja see oligi kõige parema hinnaga tol hetkel võrreldes teistega. Ja siis ta ütles, et toode, mis lahendab kõige rohkem probleeme. Siis mõtlesin, et okei.
võtsin raamatu lahti, meil on toode, mis lahendab 68+ seisundit. Ja siis tuli jälle vaikus. Et see oli minu jaoks nagu hästi huvitav, mitte selle, et ma peaks midagi suruma või midagi taolist, aga ma lihtsalt tahtsin teada, mis on need kriteeriumid, mida valitakse, sest ma tean ju seedensüümide ajast ka, et kus meil oligi, tegime tohutu koolitus ära, ma ei hakka nimesid nimetama, need klienditeenindajad tohutult kiitsid kõik asju ja siis nii kui koolitus sai läbi, nad rääkisid oma edulugusid, kuidas isal kõik tervise, endal kõik seedimine, kõik asjad ja siis tuleb klient sisse, küsib seedensüüme ja siis nad soovitasid kõige odavam seedensüümi seal kõrval ja siis ma nagu, mul jooksis juhe kokku, et see nagu 4 kuud meie seedensüüme kasutan, me tegime koolituse 2 korda, sa oled kõik raamatud, materjalid, loengud kõik läbi lugenud, sa saad aru, et meil tol hetkel ensümeedik oli nagu number 1 maailmas on ju, siis teised olid seal mingi 60-4 kuni 288 korda kallimad, kui sa võtsid seda potentsiaalile. Ehk siis jutu kokkuvõte on see, et tehnoloogia on oluline ja alati see, et pudel võib-olla maksab sul rohkem, ei tähenda seda, et sisu on kallim, vaid see võib olla mõnikord ka 200 korda odavam. Et jah, et kes igal juhul tahab, siis magneesiumi kalkulaator, minge testiga katsetage, me teeme seda kogu aeg paremaks, aga praeguse seisuga ma arvan, ta on päris hea juba, nii et mina olen rahul. Et ma lihtsalt genereerin kogu aeg ideid juurde, mis võiks veel olla paremaks teha, pareks AI taha veel nii edasi, aga praegult on ta niimoodi. Hinna osas tegelikult reeglina on ka see, et mida kallim toode, seda kvaliteetsem toode on ka üldiselt. Väga harva mulle tundub, vähem minu enda kogemuselt, on see, et sul on toode kallis ja siis tal on ebakvaliteet taga. Siis on nagu hype või üle nagu paisustatud, aga üldiselt ikkagi kvaliteet. Aga üldiselt ikkagi näitab hind kvaliteeti ka. Üldiselt jah, aga kui sa niimoodi vaatad, siis väga paljude puhul ma ei saa öelda, et puhtalt, kui sa võtad 100 milligrammi ja 100 milligrammi on ja, aga kui sa võtaks näiteks puhta magneesiumi osakaalu ja puhta magneesiumi osakaalu, siis juba üle poolte teeb riimega ära, aga kui me nüüd saime täna aru, kuidas see tegelikult imendumine käib, jooniline efekt, elementaarmagneesiumist, ma arvan, et mitte keegi teadnud, mina ei teadnud ka mitte midagi, sest mina läksin ka poodi, võtsin 800 milligrammi, mida rohkem seda parem on ja siis krõbistasid neid tablette ja siis öösel tagusid sääremarja, sest et lihtsalt jalgal nii hullult krampis. Meil on sooduskood ka. Jah. Viskame selle kõhku siia, et kui keegi, kes meid täna siin kuulab ja hetkel siin praegu vaatab ja kaasa mõtleb ja ma enne mainisin ka loosimist, mis on endiselt võimalik sul osa võtta, kõik need loosimise tingimused on ilusti sul videode ja audiofailide ja postituste kommentaariumis ette kirjutatud, aga kui sa tahad endale soetada siis tooteid, vahet pole kas siis raamatuid või siis toidulisandid ehk magneesiumit, siis palun mine kontamo.ee ja sooduskood podcast annab sulle soodustust. See on endiselt 8%. Jah. Nii et anna aga ka minna. Seekord on jah ta täisinaga toodetelt, nii et me tegime seal suuri muudatusi, sest et meil olid erikomplektid kogu aeg hullu soodustusega, aga tead, mis juhtub? Õppetund, asi, mis kogu aeg sooduses, ei ole enam sooduses. Keegi ei ostnud enam, siis me lõpuks lihtsalt loobusime nendest, et miks me lihtsalt reostame seda kodulehe pilti seal. Ja, nii et mingi kasutage võimalust. See on teile antud, teile loodud. Kui tahate, kõige parem viis ongi katsetada oma nahal, et sa võid meid siin kuulata, võid siin Ivarit kuulata mõnda rahvusvahelist Caroline Deani loengut, lugeda raamatuid, aga kui sul enda kogemus puudub, ega see enne ikkagi lõpuks ei tea. Et kui sa saad see kogemuse kätte. Jah, see on hästi huvitav, et sa selle teema üles tõid, sest et täpselt samamoodi Ott Kiivikaga ja kõik teised suuremad koostööd, mis me oleme täna saavutanud, esimene vastus on alati meil on absoluutne ei. Ei taha pole huvitatud. Ei, unustage ära, mis toidulisandid nalja teete, jälle järgmine magneesium ja siis, kui inimesed on ise ära kogenud, peale seda on igal pool roheline tulitund. Et mida meil täna näiteks kodulehel ei ole, on NSF-sertifikaat, mis on maailma üks kõige karmimaid ja kallimaid. Nad testivad igat toodet üle 280 erineva toksiini raskemetalli, mida iganes, viirused, bakterid, seened, nii edasi. Siis nad kontrollivad üle, et see sisu vastab sellele, mis ta tegelikult kirjas on. Ja mis meil on veel puudu, on NSF spordi sertifikaadiga tooted, et mul siin laua peal paar tükki on, aga me ei ole veel jõudnud kodulehele panna ja NSF sporti me oleme 3 tootele saanud, need on siis magneesium, riimait, mineraalite kompleks ja kaalium, ehk siis potassium 3. Ja neid ei tulegi kunagi suurte toodetena, sest et selle testimine lihtsalt veel, kui sa seal lased need steroidid testida, kõik asjad läheb nii kalliks. Et ta tuleb natukene kallim kui võib-olla tavahinnaga,
aga no kuule, kui sul on NSF spordisertifikaat toodetel peal, on ju, ja seda soovitavad magneesiumi Ameerika dopinguühing, MMA, Ironman, NHL, NBA, see on nii pikk nimekiri, mis seal nii-öelda taga on. Nii et ma usun, et kas aasta lõpuks või uuesti alguseks on ka need olemas, kuid saladuse katte all võin öelda, et kõik Riimägi partiid on niikuinii NSF spordi dopingu läbinud, aga lihtsalt seal on see, et sa pead ostma kallilt igale pudelil ühe kleepsu ja miks on meil täna kodulehel on see, et kui me paneme eestikeelse etiketi, mis me peame panema seadusest peale, siis ta katab täpselt selle kohe ära, et me ei ole leidnud seal veel lahendust. Ma arvan, et täna, mis ma mõtlesin, oli ainuke, et me müümegi täpselt seda pudelit nii nagu on ja paneme paberiga lihtsalt selle eestikeelse kummiga või kuidagi nii-öelda kaasa, sest me ei saa voli seda ära katta, aga me ei saa ka panna eest brändingu pealt nagu neid asju kinni. Nii et see on ka keelatud. Ja NSF Sport ei lubanud panna meie etiketile nende logo, sest et siis ma võin igale poole seda panna, ja nendel on väga karmid reeglid, sest kui tippsportlane mingi toidulisandega jääb dopinguga nii-öelda vahele, siis on game over, kõik kullad, kõik asjad läinud. Ja sealt võib tulla ka täielik nii-öelda keelt, nii et väga ootan, millal saame NSF spordi, aga lihtsalt ma arvan, praegu nagu ma arvasin, ainuke lahendus ongi see, et me paneme lihtsalt siis A4 või mingi asja kaasa, et see on eestikeelne nii-öelda etiketi asemel nii-öelda, aga jah, see on, ma arvan, päris hea uudis. No vot siis, tuleme selle juurde, mis vahe erinevatel tüüpi nii-öelda manustamistel või siis mitte ainult manustamise viisil, vaid ka see, kas on toidulisand, kas ta on õli, kas ma teen endale vanni, kas ma õrun ennast mingi asjaga, kas ma määrin kuidagi kuhugi pähe jalad alla ja nii edasi, et räägi korra sellest poolest ka, et inimesed võib-olla, kes on varasemalt kokku puutunud erinevat versiooni magneesiumi manustamise ja tarvitamisega, siis saaks ka aru, et mis see tegelikult kõige parem, efektiivsem on. No ma ütlen ikkagi, kõige parem on ikkagi suukaudne. Ja nagu me täna teame, siis Riimäeg on parim küll, aga olen väga palju ise kasutanud neid magneesiumikreeme, roll-uppe, nii asju ja ma ütlen ausalt, et tegelikult tohutu avastamata on Riimäeg lotion ja Riimäeg balm, sest kuna seal on ka sees Riimäegi ja nüüd väikene trikk, ma ei ole kunagi saanud abi nendest tavalistest magneesiumi rullikutest asjadest, just nende jala nii-öelda krampide asjade peale. Aga õlid? Ei ole ka kuskil abi saanud. Et ma olen väga kindel, et ta toetab, kuid kui me nägime, kuidas ta soolestikust rakku jõuab, ta kindlasti midagi jõuab. Aga ma ei ole kunagi näinud sellist asja, et kui sa võtad, meil nagu pikama ultrajooksjad täna, ikka tekivad krambid, et isegi kui nad võtavad Riimäegi, siis no see paned nagu 250 kiltsa või mingi 100-200 kiltsa ja seal sa pead midagi juurde võtma ja mis neil on hästi kavalad, nad muidugi, neil on joogipudel ka kaasas, Riimäeg, Riimait, C-vitamiin, mis iganes neil sinna pandan ja siis neil on väike pritspudel kaasas ja nii kui tekivad krambi tunne, pisedab peale ja kõik lihtsalt sekundiga läinud, et USAs nad ei saa seda öelda, sest siis see läheb ravimi alla, EU regulatsioon ei kehti selle pohal peal, siis me võime täna öelda. Ja see oli nii huvitav teema, et näiteks selle Riimäeg lotioniga, kui sul on sellised katkised kannad, lõhendanud suvel eriti oli, üli hästi läks. Et siin on kaks hästi huvitavat näidet elust enesest. Esimene oli see, et ma viisin ema tuttavatele, 80+, viisin Riimäegi. Ja ma lihtsalt tassin nagu alguses, et vanematelt inimestele ka tagasi, et kuidas nad tunnevad, kas nad tunnevad energiatõusu ja nii edasi, kas uni on parem ja nii edasi. Ja rääkisin kõik ära, siis viisin tasuta tooted, et nad hakkaks kasutama, selle vist 3-4 inimest. Ja siis lõpuks ütlesin ma kõigele veel niimoodi, et ka kui sul kuskil valutab, et siis määri selle kohta, et kus sul on närvivalu, põlved, õlad, mida iganes, määri lihtsalt sisse. Läheb 3-4 nädalat mööda, helistan kõik järjest läbi, sest 6 aega mõtlesin, et piisav kogus, et ja siis helistan, küsin, et kuidas läheb, ütles väga hästi, ma ütlesin, et kuidas toode töötab, mega hästi, ma küsin, et mitu pipetti päevas võtad, siis oli vaikus, oota, mis mõttes pipetti, ma ütlesin, et aga siis mul jooksis juhe kokku korra, oota, kas sa ei võtagi siis joogiga või? Ei, ma pole sinnamani jõudnud, siis mõtlesin nagu okei, aga kuidas sa tead, et ta töötab? Aga siis sa ütlesid, et määri kõik valutavad kohad sisse, esimese päev määrisin, kohe läksid valud ära, siis mõtlesin nagu, okei, selge. Ehk siis, ja mis on hästi huvitav, kus me oleme jumala palju head tagasidet saanud, Riimäegiga
et mina isegi teeks niimoodi, et Riimäe lotioni või Balmil paneks natuke Riimäegi juurde, aga näiteks lapsed, kes öösel ei maga, beebid just vaata, sa ei saa talle veel toidulisandid anda, sest enne 6. kuud ja nii edasi, ja mis on nagu super koht on see, et sa võtad seda Riimäegi ja enne beebile magama minekut hõõrud jalad allad ja südame koha kokku. Ja kui tal on tundlik naht, siis paned veel natukene seda kookosrasva peale, et ta võtab selle tundlikkuse nii-öelda maha. Ja siis sa loed neid kirju, kuidas 3 kuni 7, 8 päevaga laps tõuseb ainult öösel sellepärast ülesse, et rinda küsida. Sest me jõuame jälle sinna ärevuseni. Sest et kui ema on tühi ja laps sünnib, ja siis sa näed, kuidas see on mega suur vahe. Need, kes on tarbinud ennast üle ujutanud magneesiumiga, hirm ei ole, ärevust ei ole, eriti esmasünnitajad on ju, siis rebendid ei tule, sest sünnitus läheb 3-4 korda ilm, keha on kõik lõdvestunud, taastumine ülikiire nii lapsel kui emal on ju, ja laps magab jumala rahulikult öösel ja teeb käelt enamusel, ehk siis ma ei saa öelda, et kõigil on ta täiesti nulli tõmmanud, aga kõik on väga suurt abi saanud. Ja näiteks selle Riimäe lotioniga on hästi hea näide Sparta Siim, kes on selle nii-öelda kiropraktik ja tema sai enda seljavaludest lahti, ta oli nii vaimustus, lihtsalt soovitab igale ühele seda. No sa kujutad ette, see päev otsa, siis püsti on ju siis seljavalu. Ja täna, mis ma näen, et alaseljavalud on ka tegelikult magneesiumi puudus, me on täna tippujuvatel 2-3 kuuga laadimisega saanud ära neil eluaegse kroonilise, see on puhtalt tööalane alaseljavalu. Ja mis oli hästi huvitav, mis Siim ütles mulle, ma viisin talle tooted, mõtlesin, kuule, see niikuinii masseerid neid on ju, kasuta, pane näiteks natuke seda Riimäegi piserdiga ja siis pane selle lotioniga kõik üle on ju. Ja nii hea on ju katsetada inimest, kes pole, kes on täiesti kuivalt magneesiumist. Kõik kohad valutavad. Ja siis ta tuli üks tipp Eesti disainerid, naisterahvas, nimesid ei hakka nimetama. Ja siis ta ütles, et kuule, ma teen täna sul midagi teistmoodi. Töö on, mis ta teeb, et ma teen teistmoodi. Kas sa saaksid mulle nädala 2 jooksul tagasi anda, kas midagi, oled sa märganud, et midagi nagu muutunud on? Ja määris siis Riimäegi või tegi ainult lotionit, täpselt ei mäleta enam, see nii kaua aega tagasi. Magneesiumi võia. ja määris sisse ja siis kirjutab mulle Instasse, et kuule, et näed, siuke inimene käis on ju, et väga hea, et saame testida, sest tal on õlavalu juba väga pikalt olnud ja et lubas kindlasti teada anda ja ta on mega tänulik, kui ta midagi nagu muutuks. Ja nii kui teile selle ära saatnud, siis tund 2 hiljem juba tuli screenshot. Siim, ma ei tea, mis sa täna tegid, aga mul on õlavalu kadunud. Ja täna see inimene on meie püsiklient. Ehk siis see ongi jälle see sama, vaata see, kõik võivad rääkida, sa pead ise kogema. Sest kui sa ise ei koge, siis see ongi see. Ja see on ka võib-olla põhjus, miks meil nii palju on neid inimesi, kes soovitavad edasi. Ehk siis on tekkinud selline nagu soovitusturunduse nii-öelda nagu efekt. Ja täna lihtsalt me proovimegi rohkem nagu metareklaamidesse minna, et inimesi lihtsalt valgustada rohkem. Sest meil on, kui kodulehel lähed ja siis lähed neid artikleid lugema, meil on tänaseks vist 43 artiklit, iga kuu tuleb 4-5 tükki juurde, erinevatel teemadel ülipikad, põhjalikud ajalod, asjad, kõik räägib nii-öelda välja. Et jah, ma ütlen niimoodi, et ikkagi toidulisandina, Riimäeg on parim, seda me teame, kõige odavam. Need rullid ja asjad, mida ma varasemalt olen kasutanud, mind ei ole otseselt aidanud, küll aga nad olid, kui mul higihaisuga oli probleem, siis magneesiumi rull aitas väga hästi seda ära võtta. Täna ma ostin sooda teeb täpselt sama asja. Ja ega selles suhtes doktor Käralandiin soovitab ka neid jalavanne ju. Kõigile. Ta on lihtsalt väike, väga väike mõju ja ta on ju, kui sa ikkagi vaata, seal on nagu see efekt ka juba, et kui sa paned ikkagi sooja vanni oma jalad, see ju lõõgastab. Nii et mina alati soovitan magneesiumi vanni teha. Kui sul on seda magneesiumi helbeid asju, siis muidugi kasuta. Doktor Käralandiin kasutab ise täpselt samamoodi. Küll aga jah, tavaliste magneesiumi lisanditega mina ei ole oma krampidest lahti saanud, ärevusest ja edasi, nii et aga kui kellelgi on need olemas, siis jumal hoidku, sest et vaata, usk on ka üks asi, mis väga palju mõjutab. Absoluutselt, täiega. Et kas seda nimetatakse placeboks või usuks, mina ütlen see usk on ju, aga olles neuroteadus kvantfüüsikat õppinud on ju välja, siis usk on kõige tugevam asi on ju. Et kui mina ütlen sulle, mina usun, et see raamat on punane on ju, sina näitad mulle, et see on kollane, siis ma leian siin väga loogilise selgituse, miks see on punane, et nii edasi, et nii et